Hello! Tere tulemast siis meie esimesse sügismatka vlogi. Oleme alustanud oma matka sealt, kus meie kevadmatk siis pooleli jäi, ehk siis... Emajõe äärest. Jaa, siin taga on näha, et 369 kilti on ametlikult kõnnitud ja natuke rohkem on seda matkarada veel jäänud. No tegelikult meil sai 400 kõnnitud. Nüüd täna on meil kõige lühem päev, et umbes 12 kilomeetrit, edaspidised matkad on 20+ kilomeetrit iga päev. Ja. Ma arvan, et see on esimeseks päevaks väga hea, ongi võimalus ilusti sisse elada. Ja me alustasime hiljem ka. Sügismatka kilomeetrit tuleb meil 200, et 9–10 päeva oleme teel. Ja, aga selleks, et me see tehtud saame, siis hakkame kõndima. Jaa. Jõudsime oma esimesse lõkke kohta siis. Peaaegu 12 kilomeetrit sai läbitud. Jäime pimeda peale, nägime ära loojangu ja pärast loojangut läks täiesti selgeks. 2 kitse nägime ka järjepast. Ja. Ja see tõttu, et selgeks läks... Läks ka veidi jahedamaks ka. Ja, langes temperatuur ja täna vist saab olema selline esimene suurem katsumus siis öösel. Ma loodan, me saame hakkama. Või sina saad nagunii hakkama, aga mina. Et siis näemegi ära, kuidas selle 2 hooaja magamiskotiga meil magad on. Et varustust me näitasime oma Insta-stoorides. Minge vaadake sealt. Näitasin, millega me siia matkale oleme tulemas. Et eraldi YouTube'i videot seekord ei teinud. Jah, nüüd me lähme jookseme natuke õues ja siis me lähme ära tuttu. Jah. Tšau! Bye! Nagu te näete, siis toas meil siin telgis on kenasti 3 kraadi sooja. Seega võite ette kujutada, kui jahe õues on. Ja Käitu, kuidas sul siin olukord on? Hea. Sule jope, talvised käpikud. Ma arvan, et ma elan ilusti selle õige. Head ööl! Hommik! Täna siis teine matkapäev ja ees ootab meid 27 kilomeetrit. Väga pikk päev. Ja üks pikematest päevadest. Kui söö möödus? Hästi! Ma kartsin, et me külmume ära, mina vähemalt, aga ei külmunud. Eile õhtul, kui me veel asjatasime seal telgis, istusime niisama, siis ma toppisin 2 paari pakse sokke jalga ja mul oli veits nagu siuke jahe või nagu, ma ei tea, kuidagi jahe oli veits jalgadel. Ja siis Hans ütles, et võta ära, et... Ja, seetõttu, kui on liiga palju riideid näiteks magades seljas, eriti just külmal talvel, siis kehasoojus, mis tekib siia keha vasta, siis liiga palju riidekihte surub see lõhusuu kehvastast ära ja siis tegelikult sa võid saada rohkem külma, kui sul näiteks ainult 1 kiht ja siis sinna alla koguneb seda kehasoojust palju rohkem. Jah, ühesõnaga ma võtsingi siis 1 paari sokke ära ja mega mõnus oli ja öö oli ka mega mõnus. Ja see on siis ka ilmselt kõige külmem öö, mis meil sellel matkal tuleb. Sest edasi läheb soojemaks. Ja ilma teada lubab, et nüüd lähevad ööd soojemaks. Kohe siin vlogi alguses tahaks ikkagi tähelepanu juhtida tõsiasjale, et oleme matkale tulnud ilma fototehnikata, ilma kaamerata ja jäädvustame kõike telefoniga. Päris kõike muidugi mitte, sest et meil on ka droon kaasas, aga see selleks põhiasi on ikkagi see, et ma ei tee fotosi mitte fotokaga ega vlogi ei filmi siis kaameraga, vaid filmime kõik uue iPhone 13 Pro Maxiga. Storid teeme samuti sellega, et ka Kätul on täpselt sama küll kuldset värvi siis iPhone, et saame mõlemad korraga jäädustada. Ei ole ainult see, et meil on 1 kaamera, ainult 1 kaameraga saame jäädustada, vaid ideaalselt saame teha seda mõlema kaameraga. Minu telefon on siis kõige Pro Maximas, kõige Maxim, ehk ta on 1-terane, aga see on ka väga vajalik, sest et see sama video või need samad vlogid oleme filminud 4K-s, nii et kindlasti vajutage sinna alla, pange 4K nuppu ja vaadake seda kõige parema kvaliteediga. Et kuna tõesti see videomaht tuleb seetõttu väga suur, siis on hea,
kui on ruumi, kuhu seda talletada ja käitul on natuke väiksem, siis 512 gigabaiti. Aga selleks, et see kvaliteet veel parem oleks, kuigi minu meelest selle iPhone'i mikrofon on ülihea, aga meil on lisaks kaasas ka selline rode suunamikker, mis aitab siis paremini suunata või võtta ainult seda ühest suunast tulevat heli ja selline teedkätt, et väljas tuulise ilmaga see heli tuleks puhtama. Lisaks on ka GorillaPod, millele me saame ilusti telefoni peale panna, kui me tahame näiteks koos pilte teha. Need asjad mõlemad, nii GorillaPod kui ka gimbal kaaluvad oluliselt vähem kui suure kaamera statiivid ja gimbalid. Ja siin ongi siis juba telefoni gimbal. Selle ma rentisin siis Fotopondist. Plaan on osta tegelikult uus Osmo 5, aga kuna see on lihtsalt praegu poest otsas, see tuli just välja ja saadavus ei ole nii hea, siis pidin selle Osmo 4 siis Fotopondist rentima. Ja tegelikult iPhone'i enda stabilisatsioon on mega hea, aga ma siiski ütleks, et gimbalikke kaadreid ei ole päris võimalik ei kaameraga, millel on image stabilizer peal, või ka telefoniga päris saada, et tegelikult see gimbal annab võimaluse hästi madalalt filmida või teha nagu rohkem pikemaid liikumisi, mitte siis, et lühiajalisi liikumisi. Ja lisaks on siis meil ka siin kaasas droon, see on siis DJI Air 2S. Seda ma ei ole kunagi proovinud ja seepärast ma tegelikult rentisin selle droon.ee-st, sest et ma jätkuvalt vaatan drooni, mida endal osta ja mõtlen enne lõpliku otsuse tegemist ka seda drooni kindlalt proovida. Aga selline meie siis tehnika ongi, siin lisaks on veel mingid juhtmed ja akupangad, aga see on nagu põhivarustus. Ja koos akupankadega minu fotovarustus kaalub umbes 4 kilo, 3,9 kilo, aga ma arvan, et minu meelest see varustus siin oli 2,5 või natuke alla 3 kilo. Ehk võrreldes sellega, kui varem fotovarustus kaalus mul üle 10 kilo, 10,3 kilo, siis see 3 või 4 kilo on päris märkimisväärne erinevus. Aga davai, asume siis teele, et need 27 kilomeetrit läbida. Hommik. Lõuna. Head uut päeva teile. Ja. Meil on 3. päev. Oleme 8 kilomeetrit läbinud praegu ja kokku läbime 20 kilomeetrit siis täna. Täna on veidi lühem päev. Eile tuli 26 kilomeetrit. 5. Jah, 26,5. Kui see oli? Raske. Alguses oli ikka okk, aga nagu lõpupoole, kui need 20-ndad hakkasid lähenema. Siis hakkasid tallad täiega valutama ja puusad. See kogu raskus on puusad ja siis mul puusad on nii valusad. Ja õhtuks oli päris siuke nagu väsinud olla ja veits valutas ikka lihased ja nii.
ja mis ma veel tahan kindlasti ära öelda, on see, et meil kummalgi pole vilja tekkinud. Väga head. Et eelmist matka me alustasime, mina alustasin puuevilliga. Nüüd pole midagi. Yeah. Ja loodan, et ei tule ka. Põhjus, miks me siin istume, on seepärast, et me just rääkisime mingi kilomeeter tagasi, et võiks väikse peatuse teha. Aga ei olnud kuskil istuda. Ja siis nägime, et uus silt ja vaatame pinket. Pinka puhkamiseks. Ja Käitus ütlesid ka, et naljakas, et meil ongi nagu spetsiaalselt siia pink pandud. Siis jõudsime lähemale. Ja mis me siin nägime? Pool Ähijärve Peraküla matkateed on meil läbitud. Ja aplaus. Ja kui meil on muidu siltide peal lihtsalt kilometraaži märgid. Siis nüüd on nunnu lauseke ka. Ja nüüd on väike lause siin. Või luuletus vist lausa. Loe ette siis. Sina loe. Sina loe. Nii. Ei! No ma loen siis. Lavalärr! Mida sa teed? Miks sa naerad? Sa pidid silti ka näitama. Ma ei tea peast seda. Ma siis esitan teile selle luuletuse ka. Matkast rõõmus on mul meel. Olen täpselt... Ei. Väiksem. Matkast rõõmus on mul meel ja ma ei eksinudki teelt. Väikse puhked pausi teen. Olen täpselt poole teel. Tavai, astume edasi. Ja nagu te näete, siis siin on väike armas emoji ka. Väga lahe. Elagu RMK. Not sponsored. Hakkame jõudma lõkke kohta. Jõuame nüüd siukse järve äärde. Ja täna on siis esimene kord, kui me valges kohale jõuame. Kuigi praegu ka juba hämardub ja väljas on ikka nii pilves ja pime kogu aeg, et päris hämar on praegu juba. Vedas, siis kui me siia jõudsin veel ei sadanud. Nüüd kui pimedaks ära läks või täpselt kui me telki panin püsti hakkas sadama, nüüd sajab juba päris hullusti. Mina teen siin varju all süüa, keedan vett. Ja järjest juhtus 2 äpardust, ma näitan ka teile. Ma kasutasin seda istumisalust tuulevarjuna. Ja ma teadsin, et selle mati kasutamine ei ole kõige parem mõte. 10 minutit istusin siin, valvasin. Midagi väga kindlalt oli kõik. Mingit märki polnudki, et ta võiks sinna leegi peale kukkuda. Ja see hetk, kui ma tegelesin nagu selle pakiga, siis vaatan järsku. See oli siis vajunud niimoodi. Näitan, ühesõnaga saate aru, ta oli niimoodi siia peale nagu vajunud ja kiirelt haarain ära, siit natuke juba sulatas. Aga selles mõttes läks hästi, et seda matti saab kasutada edaspidi. Seda istumisalust ma ei ole tuulevarjun varem kasutanud, vaid alati olen tacticali pakke kasutanud. Ja ainult mingi minut läks mööda, vesi oli juba keema läinud, siis pott kukkus maha. Siia maha siis kukkuski see liiter keevat vett. Lisaks sellele ma sain oma riided ka märjaks. Püksid on läbi märjad. Et selline väike vahepala siis siia õhtusse. Läksime täna siis varakult magama. Aga juba siis oli tuul nagu veidi tugev. Mõtlesime, et kas me panime telga õigesse kohta. Vaeme siin järve ääres ka, et siin on võib-olla tundub see tuul eriti tuulisem. Puude latvu kõigutab see tuul korralikult, aga siin telgis tundub see ikka väga tugev. Et me loodame, et lihtsalt kuskilt midagi peale ei kukku või et telk sai õigesse kohta pandud. Hommikust, täna on siis 4. päev meil. Ei, mis asi ma ütlesin 5? 2+2 on 4. Ja saime ka esimest vihma. Ja tormi. Ja päris tugev tuul oli öösel. Päris... Õudselt tugev tuul. Siin puude all oli päris hirmus olla, jah. Aga õnneks ma arvan, me valisime hea koha. Midagi hirmsat ei juhtunud. Nagu teada, siis meil on olnud kõik ööd praegu mega soe magada.
mõõtsin isegi temperatuuri kellaga, nii et panin kella magamiskotti sisse ja näiteks tänane öö oli magamiskoti sees temperatuur mingi 24–29 kraadi. Ja mul oli täna magamiskotis nii kuum, et ma pidin suleka ära võtma, et nagu Hans katsus mu keha, ma olin nagu tulikuum. Ja. Nii palav hakkas. Ja siis teadupärast see on meil 2 hooaja magamiskott, kuigi ka kevadel minul ei olnud otseselt probleemi sellega. Oli kogu aeg soe, isegi täitsa ilma sooja pesuta sai magatud külmematel öödel. Aga käitul oli sellega veidi jahe. Sest mul oli siis hästi õhuke soepesuga. Ja midagi peale ei olnud panna rohkem. Kui magamiskott ei ole kõige soojem, on võimalik siis teistmoodi lisasoojust tekitada magamise ajal. Ja üks võimalus on siis niimoodi, et isoleerida maapinnast tulevat külmust võimalikult hästi. Mis me teeme selleks? Meil on selleks all matt ja veel mati peal on madrats. Ja ma näitan siin. Siin on siis pealmine madrats ja siin all on siis selline munaresti madrats. Ja munaresti pooridega matt. Ja tal on veel lisaks see alumiinium kiht ka ühel pool. Mõlemal puhul on siis tegemist Thermaresti toodetega ja neid saab matkaspordist. Et kui me alustame matist, siis mis siin silmas pidada? Matil on poorid ja poorid, need augukesed hoiavad sooja. Pluss siis see hõbekiht peegeldab kehasoojust tagasi. Ja. Et sellega on see huvitav teema, et ma tean, et vaieldakse, et kummale poole või kas või Google'ist saab otsida, et kummale poole siis see hõbedane pool panna. Meie leiame, et loogilisem on see, et panna, ja tegelikult pigem vist on ka see arvamus, et panna hõbedane pool keha alla. Keha poole, et ta peegeldaks kehasoojust tagasi. Teine võimalus on see, et kui on maapind väga külm, siis panna ta just maapinna poole, et ta peegeldaks seda külmust tagasi. Aga mulle tundub loogilisem, et lasta siis juba peegeldab seda kehasoojust siin telgis tagasi. Ja siis selle Thermarest Z-Lighti, selle mati R-väärtus on 2, et Thermarest annab selliseid R-väärtuse numbreid ka, millega saab võrrelda siis nende. Suurem number, seda soojem just madrats. Ja siis nüüd me jõuame selle Thermarest Neo Air X-Term madratsini ja see on nüüd nende kõige soojem madrats. Ja see ongi mõeldud talveks. Aga siin on ka siuke hõbekiht. Ja tal on ka. See toimib täpselt samuti. Selline hõbekiht. Ja selle R-väärtus on 6,9. Ja see on kõige suurem number, mida üldse näha. Et siin on võib-olla mõni ka küsis meilt, et miks me võtsime nagu nii mati kui madratsi kaasa, kui meil on nii soe madrats. Ja praegu pole veel -30 talv ka. Et võib-olla see on mõttetu, aga me telgi põhi on hästi peenik, hästi õhuke. Ja alati eelmine kord ka, kui me selle hästi kerge madratsiga olime, siis oli kogu aeg siuke tunne, et see läheb katki, sest kõik maapind tuleb nagu telgist läbi. Ja see siis nüüd kaitseb meie madratsid. Ja kuna see Neo Airi seeria üldse on, nad on ultrakerged, üliväiksed. Meil see kevadine matt on ka Neo Airi oma. Ta on veel pisem. Ja ta on, ma arvan, veel hapram. See on palju vastupidavam, aga lihtsalt et kindel olla, et selle madratsi eluiga oleks pikem ja kestaks kauem, siis me kanname sellest ekstra hoolt. Nüüd hakkame jälle astuma. Ja me jõuame täna Elistvere loomapargi lähedal Elistvere lõkke kohta. Ja täna on kusjuures meie siis ainus ka laadimispunkt. Aga davai, hakkame astuma. Nagu te näete, päike on välja tulnud. Võtsime riided vähemaks. Ma vahetasin oma Thermowave'i selle matkamise soojapesu. Vahetasin särgi vastu. Ja käitu laseb edasi ainult soojast pesu.
oleme siin ilusas allees. Päike on väljas, ilm on olnud ilus, aga me näeme, et räiged tormipilved tulevad. Ja noh, nüüd 3 tunni pärast lubab sadu ka. Et Käitu on juba paksamalt riidesse pannud. Ma peaks ka, sest et tõesti käed on väga külmad praegu. Davai, astume edasi. Ilm ongi nüüd pilve ära läinud. Tuul on tõusnud. Panin mina ka riided selga. Me tahtsime rääkida, kuidas me ette valmistusime matkaks. Yeah. Et nüüd vist juba 76 päeva. Oleme järjest teinud 10 000 sammu, miinimum siis. Yeah. Ja siis selles mõttes ei ole mitte ühtegi päeva vahel jäänud, kus me ei oleks teinud vähemalt 10 000 sammu. Vahel oleme teinud ka rohkem, 18 000, 20 000, mis iganes, aga alati vähemalt 10 000. Ja me jätkame seda. Ja, isegi pärast matka. Ja. Matka puhul on nagu hea, et nii märkamatult saab 10 000 täis. Ja. Et vahel kodus ikka on see, et vaatad, kui on sellised passiivsemad päevad. Päeva lõpuks on paanikat, kuidas sammud. Ei no mitte paanika, aga peab nagu veidi vaatama. Jah, peab veidi vaatama, et ikka täis saaks. Ja. Aga samas maal jällegi elades mõni päev tuleb samuti väga lihtsalt 10 000 täis. Mu emps, kui kodus asjatab nagu, ongi maaelu, siis tal on vahepeal mingi 30 000 sammu päevas. Ja. Et ta paneb ikka hullu. Meie saame siin 30 000 sellise 22 kildiste päevadega. Aga tal on hästi väike samm ka. Nii et... Ja matka ettevalmistuse osast veel nii palju ka, et mul lisaks sellele kõndimisele on alati mingi 5-6 korda nädalas trenn, jõutrenn ja vahel ma asendan seda jõutrenni siis ka jooksutrenniga. Minul rohkem ettevalmistusi ei ole. Tuimalt peale. Need asjad lähevad kõik ära ja siin veel kepid ja kormakile ja gaas. Joo. Nii, 4. matkapäeva lõpp, jõudsime Elistverre. Tänane matk tuli 1 kilomeeter pikem, kui me arvasime, või isegi veidi rohkem, 25 kilti. Ja kokku on meil käidud 83 kilomeetrit. Hommikust lõpetasime just hommikusöögi või Käitu siin õigupoolest veel lõpetab. Mul on müts alasti. Miks keegi ei öelnud, mis pidi see müts mul üldse on? Tõesti tookord pidi. 5. päev, täna tuleb 24 kilomeetrit. Ja siis on 106 meil täis. Ja ehk tänase matkapäeva peal saab pool distantsi 200-st läbitud. Praegu oleme Elistvere siin lõkkekohas ja lähme siis Kassinurme lõkke kohta. Tahaks minna hullult Elistvere loomaparki ka. Võib-olla lähme ka. Kõik järgnevad päevad lubab, et võiks minna õhtul selgeks, nii et mina loodan vähemalt siin 3 õhtust, loodetavasti ühelgi vähemalt, ilusat loojangut näha. Nii, jõudsime Elistvere loomaparki. Mina ei ole kunagi siin käinud, Käitu ei ole kunagi siin käinud. Ja selline telkimisplatsist mingi 200 meetrit. Park jääb just sinna poole, kuhu poole jääb telkimisplats, nii et me magasime reaalselt seal Elistvere loomapargi ja põtrade ja karude ja ilveste ja huntide kõrval. Tunduski täna kuidagi öö eriti mõnus oled. Koer märkas ka kitsi ja läheb vist. Nojah, kahjuks läks niimoodi. Lugu on nüüd järgmine, see koer on ikka meiega. Ma arvan, mingi üle tunni on ta juba meiega siin kaasas kõndinud ja tagasi plaanin ka pöörata. Aga kohe me peame maantee peale hakkama ära keerama, nii et me ei teagi, mis selle koeraga teha. Tervist! Me leidsime teie koera või õigupoolest teie koer on meiega viimased paar kilomeetrit kaasas kõndinud.
lõpuks sai siis niimoodi, et ja hakkasime isegi Maa-ameti lehelt juba talu välja otsima. Leidsime vist ka õige talu üles, sest no ega ma täpselt ei mäleta. Ja lõpuks mis juhtus oli see, et mingi auto sõitis mööda, ma arvan rihmast kinni, nagu võtsin rihmast, hoidsin kinni, et koer sinna auto juurde ei jookseks. Sest ta jooksis enne. Ja ta enne muidu läks autode juurde, mis mööda sõitsid. Ja siis nägin, et tal kaela rihma küljes on telefoninumber ka. Ja siis saime helistada sinna numbrile ja omanik lubas siis koerale järgi tulla. Võib öelda, et nüüd me juba kujutasime ette, kuidas koeraga matkata on. Jaa, täiega. Ühesõnaga, öelge koerale siis tšau. Rohkem seda koera ei näe. Aga loodame, et loomi näete selles vlogis veel. Või uues vlogis. Et praegu olete päris palju neid näinud. Tegime siin tee ääres ühe pausi. Käitu vaatas, rebane läheb üle põllu. Ilus õhtune valgus, üliidekas. Ja mul lõi muidugi ju loodusfotograafi instinkt välja. See hakkas ka roomama. Jaa, et väga lähedale küll ei saanud, aga ta ise hakkas juba alla sinna järve äärde minema. Ja siis tuli tagasi. Jaa, tuli täiega uudistas. Jõuame Kassinurme linnusesse sellise ilusa loojangu saatel. Oli veel ilusam. Ja, aga haige, et need värvid siiani ei ole veel kustunud. Päris kaua kestis see ilu. Hommik. Meil on nüüd läbitud 100 ja pluss kilomeetrit, 106. Täna on selle vlogi viimane hommik, ehk selle hommikuga lõpebki meie üks vlogik ära. Ja lõpetuseks tahtsime veel näidata oma sooja pesu või seda, mis meid siin veel soojana hoiab. Et kevadel mul oli õhem sooja pesu, nüüd mul on siuke nagu hästi paks. Siuksed püksid, nad on siis 3-kihilised. Mingid sõjaväesokid, kodust võetud mega soojad. Siis siuke Thermowave'i hästi soe pluus, pika varukaga, hästi pikad varukad siuksed. Sulejope, Felli sulejope. Ja Käitu on alati selle sulejopega maganud ka. Magan sellega. Ja siis puff on mul alati kaelas ja nüüd see on mul alati peas. Aga ma olen puffi polegi näidanud, et see on mega lahe siuke. Ja tal on eriti soe puff. Siit on siuke õhuke ja siit on alt on karvan, et sa võid seda ükskõik kuidas keerata. Ja nii ma magangi ja magamiskotti sees. Nüüd ma panin oma matkamise soojapesu veel sellega, mida ta näinud ei ole. See on ka Thermowave'i oma hästi lähedat värvi nagu komplekt oleks, aga see on siis lihtsalt õhem, et see on liikumiseks. Tere hommikust ka minu poolt. Ööbisime siin Kassinurme mägedes, koht, kuhu ma olen lapsest juba tahtnud tulla selle linnuse pärast. Tänane hommik oli mega udune Halloweenile. Jah, täna on Halloweenile kohaselt hästi moodi. Aga ma tahtsin oma soojapesu ka näidata. Mina siis magan sellega. See on see 3-1. Eriti soe pesu Merino villast ja nagu me juba korduvalt oleme öelnud, siis Merino vill erinev puuvillast juhib siis kehast niiskust eemale, et kui sa higistad, siis sa ei külmeta, aga puuvillaga sa külmetad ja lisaks on see hästi soe materjal ja samuti ka ebameeldivat kehalõhna või higi siis hoiab keha hoiab eemale või sellist higilõhna ei teki. See on siis Thermowave'i soe pesu ja seda tahtsin ka veel mainida siia vlogi lõpetuseks, et nad just avasid ka oma Eesti e-poe, nii et kõigil, kellel on huvi, minge vaadake, paneme lingi siia alla descriptionisse kindlasti.
ja jalas on mul siis magades sellised soojad sokid. Nende riietega ma muidugi ei matka, et mul on ka selline õhem Merino Villas Thermowave'i siis pikk bluus ja ka üks Thermowave'i särk. Ja püksid ka. Püksid ka, soepesu. Aga soepesu, kui ma praegu ei matka, ma pigem talvel, võib-olla jahedamatel ilmadel matkan. Aga sellega võtame me siin selle esimese vlogi kokku ja alustame oma 6. päeva, et siis näha matkanippe ja mis edasi toimub matkal. Kindlasti vaadake meie järgnevat vlogi. Aga praegu, tšau! Bye!